tere, minu nimi on Jaanus ning siin räägime psühholoogiast ja vaimsest tervisest lihtsalt, teaduspõhiselt ja praktiliselt. See on viimane video meie suhete ja suhtlemise teemalises videoseerias. Oleme rääkinud sõprusest, konfliktidest, piiride seadmisest ja kuulamisest. Aga kõik need oskused saavad lõpuks kokku ühes olukorras, kui sul on vaja kellelegi öelda midagi sellist, mida ta võib-olla kuulda ei taha. Kuidas teha seda nii, et teine inimene ei läheks kohe kaitsesse? Kujuta ette, et töötad kellegagi koos. Olete projekti ära jaganud. Teine inimene lubas oma osa esmaspäevaks valmis teha. Kolmapäevaks pole seda ikka veel tehtud. Sa oled pahane ning nüüd sul on vähemalt 2 võimalust. Võid öelda, et sinuga ei saa kunagi arvestada. Või ütled järgmist, kuna töö õigeks ajaks valmis ei saanud, jäi ka minu osa seisma. Mõlemad laused räägivad samast probleemist, aga ainult üks neist jätab ruumi aruteluks. See ongi esimene oluline põhimõte. Räägi sellest, mis juhtus, mitte sellest, milline inimene teine sinu arvates on. Kui ütled, sa oled laisk või sa oled hoolimatu, siis ei räägi te enam konkreetsest olukorrast. Te vaidlete hoopis selle üle, milline inimene keegi on. Seda vaidlust on peaaegu võimatu võita. Palju kasulikum on kirjeldada 3 asja. Mis juhtus, kuidas see sind mõjutas ja mida sa järgmisel korral ootaksid. Näiteks, me leppisime kokku, et saadad töö esmaspäeval. Kuna seda ei tulnud, pidin mina oma töö edasi lükkama. Järgmisel korral palun anna mulle varem teada, kui sa tähtajaks ei jõua. See on konkreetne, rahulik ja teisele inimesele on palju lihtsam aru saada, milles probleem on. Teine asi, mida tasub vältida, on sõnad nagu alati, mitte kunagi, iga kord. Need kõlavad küll veenvalt, aga enamasti ei ole need päris täpsed. Ja teine inimene hakkabki otsima näiteid, mis neid ümber lükkavad. Vestlus liigub probleemid hoopis vaidlusele selle üle, kas ta jäi hiljaks 3 või 4 korda. Oluline on ka hetk, millal tagasisidet anda. Kui teine inimene on väga vihane või sina oled väga vihane, ei ole tavaliselt parim aeg keerulist vestlust alustada. Me rääkisime eelmises videos, et tugeva emotsiooni ajal kuulame vähem ja kaitseme ennast rohkem. Vahel aitab juba see, kui räägite pool tundi hiljem või järgmisel päeval. Eesmärk ei ole probleemi edasi lükata. Eesmärk on leida hetk, kus mõlemad on valmis kuulama. Siin on veel üks küsimus. Mida võiks enne tagasiside andmist endalt küsida? Miks ma seda ütlen? Kas ma tahan, et teine inimene tunneks ennast halvasti või tahan ma, et olukord järgmisel korral muutuks? Need on 2 täiesti erinevat eesmärki. Kui eesmärk on muutus, muutub tavaliselt ka see, kuidas me räägime. Ja ära unusta ühte olulist asja. Tagasiside ei ole monoloog. Pärast seda, kui oled oma mõtte ära öelnud, küsi, kuidas sina seda olukorda nägid? Või kas ma jätan midagi märkamata? See ei tähenda, et sa automaatselt nõustud. See tähendab, et annad teisele inimesele võimaluse rääkida. Sageli selgub alles siis, et mõlemad mõistsid olukorda erinevalt. See on oluline ka vaimse tervise seisukohalt. Kui inimene saab ainult hinnanguid, hakkab ta kriitikat kartma. Kui ta saab konkreetset tagasisidet, on palju lihtsam oma käitumist muuta, ilma et ta tunneks, et temaga on midagi valesti. Hea tagasiside ei ründa inimest, see aitab lahendada probleemi. Mida selle teadmisega siis teha? Kõigepealt, kirjelda olukorda, mitte inimese iseloomu. Teiseks, ütle, kuidas see sind mõjutas ja mida sa järgmisel korral ootaksid. Ja kolmandaks, anna teisele inimesele võimalus vastata. Hea tagasiside on alati 2-poolne vestlus. Kui sellest videost jääb meelde ainult üks mõte, siis olgu see järgmine. Inimesed ei muutu sellepärast, et neile öeldakse, kui halvad nad on. Nad muutuvad palju tõenäolisemalt siis, kui nad saavad aru, milline käitumine tekitas probleemi ja mida võiks järgmisel korral teisiti teha. Sellega jõudsime meie suhete ja suhtlemise teemalise videoseeria lõppu. Loodan, et videoseeria aitas sul paremini mõista nii iseennast kui ka inimesi enda ümber. Aitäh, et vaatasid. Vaimsest tervisest rääkimine ei lahenda probleeme üleöö, kuid aitab meil iseennast paremini mõista. Hoolitse enda eest ning kohtume juba järgmises videos.